Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Ainus uudisesaade, mis tähtsustab käkikeerajate vägiteod. Sel nädalal meie vabandame tubli Eesti käkikeeraja Aivar Riissalu ees. Eesti on nakatumas Venemaa haigusesse. Eesti esikäkikeeraja Ärma Toomas päästab jalgratturid kollaste lintidega. Ka meditsiiniõed põgenevad ja rõõmusõnumid eestlaste sünnist. Hakkame pihta. Eesti käkikeerajate liit eksis, kui varem andsime mõista, et meie kolleeg Aivar Riissalu leidis rahvasaadiku töö olevat nii igav, et jääb Riigikogu istungitel tavaliselt magama, nagu fotomehed on publiku jaoks jäädvustanud. Tuleb välja, et Riissalu magab istungitel seetõttu, et tal on vaja öösiti vabariigi ja rahva hüvanguks teha tähtsamat tööd telesaates Nädala kokkuvõte, kus nad teiste tubli käkikeerajatega pulli teevad. Selleks, et õhtul esineda, peabki Riissalu päeval Riigikogus und nautima, et ta saaks kosuda ja oma õiseid riigile tähtsaid ülesandeid täita. Endale rõõmuks, rahvale naeruks ja oma kukrule kasuks. George W. Bushi ajal välisministeeriumis abiministrina töötanud James Glassman, kes praegust juhib ühe analüüsiinstituudi tööd, avaldas kirjutise välisinvestorite kimbutamiseks Eestis. Ta väidab, et Eestis ei ole äritehingud valitsuse meelevaldse sekkumise eest kaitstud. Mõned võivad isegi öelda, et Eesti on nakatumas Venemaa haigusesse, nendib Glassman, ja leiab oma sõnadele toetust Maailmapanga koostatud Doing Business Indexist. Eesti on investorite kaitste näitajalt 183 riigi seas 59. kohal, samal tasemel Türgi ja Nigeeriaga. Kurb, et see tegelane kirjutab Eesti tublide käkikeerajate siseasjadest. Meie tublidel võimukandjatel ongi vaja sekkuda, et saaks kasutada välisinvestorite raha meile vajalikuks seisukohast äraelamiseks. Muidugi oli meil vaja Tallinna Vee erastamise lepingu tingimusi ilma välisinvestorite nõusolekuta muuta ja selliseid seadusi ja reeglid teha, mis meie võimulolijaid rikastavad. Las Glassman muretseb Tallinna Vee börsi väärtuse pärast, kui tahab. Aga meie tublidele käkikeerajatele laekunud rahad on juba ammu kindlalt välismaale investeeritud. Olles pettunud valituse ministrite äpardumistest, otsustas president Ilves võtta Liibanonis röövitud Eesti jalgratturite päästmise oma kätesse. Tuleb välja, et välisminister Urmas Paeti toredad reisid Luksemburgi, New Yorki, Tel Avivi, Bangkoki ja teistesse huvitavatesse kohtadesse on küll andnud talle kaalu juurde võtta ja palju imelist näha, aga meie jalgratturite päästmiseks sellest ei ole abi olnud. Samuti ei ole meie tore, pehme ja karvane kaitseminister spetsüksuste koolitamise ja varustamisega saanud tegelda, sest meie sõdurite paremik on otsustanud hoopis Eestist lahkuda. Ärma Toomasel on selle vastu konkreetne päästeplaan, mille ta hiljutisel Lennart Nikolajev merikonverentsil käivitas. Ta palus kõikidel hakata kollast linti kandma, kuni jalgratturid on vabastatud ja lasi rahvali koguni õpetada laintantsu, mida tantsiti tuntud viisil Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree saatel. Kui Eesti jalgratturid otsekoheselt ei vabastata, ähvardas meie armastatud ja vapper Ärma Toomas saata Eesti tantsutruppi Damaskusesse esinema. See on küll suurepärane algatus, mis aitab ka kaasa presidendi valimiskampaaniale. Aga meie kardame ikka, et isegi ta lähedased ei taha enam teda uuesti presidenti ametisse määrata. Juba ammu soovitas Eesti käkikeerajate liit ettenägelikult, nagu alati, kehtestada maksumaksvatele Eesti töörügajatele maalt lahkumise keeld, nagu kehtis okupatsiooni ajal.
Massiline eestlaste põgenemine hakkab juba ohustama meie võimueliidi moodustava tublide käkikeerajate heaolu. Eestist on lahkunud rohkem inimesi, kui põgenes enne Eesti taasokupeerimist Stalini Punaarmee poolt. Mereväelasi, kes ei suuda taluda olukorda mereväes, on juba lahkunud nii palju, et kõik laevad ei saa enam merele. Ja nüüd on massiliselt põgenemas ka meditsiiniõed. Õdede liidu andmetel lahkub neid rohkem, kui neid Eestis välja koolitatakse. Meil ongi 1000 elaniku kohta juba poole vähem õdesid kui Soomes. Palkasid me muidugi tõsta ei saa, sest siis ei jääks ju küllalt raha rasket tööd tegevate võimukandjate palkadeks ja hüvitisteks. Loodame, et valitsus kehtestab viivitamata vajaliku maalt lahkumise keelu. See aitaks ka leevendada tööpuudust, sest siis saab töötuid rakendada põgenemise tõkete valmistamiseks, nii nagu neid valmistati okupatsiooni ajal. Statistikaamet on juba mitu korda teatanud rõõmusõnumi, et eestlasi on hakanud sündima rohkem kui venelasi. Käkikeerajate liit arvab, et selline tore lihtrahva petmine on igati õigustatud. Paraku on mõned tülinorijad selgitanud, et Eestis kehtib seadus, mis lubab igal elanikel igal ajal määratleda omale mis tahes rahvus. Käkikeerajate vaenulikud teadlased ongi selgitanud, et need on hoopis ennast eestlaseks määratlenud venelased, kelle arv kasvab. Kordame seepärast varem avaldatud soovitust Eesti rahvust käkikeerajatele omale varakult kuskil Vahemere kaldal teine kodu luua. Valimisõiguslike arv on esimesest okupatsioonijärgsest Riigikogu valimisest kuni selle aastani kasvanud 40%, ajal kui eestlasi kuskilt juurde pole tulnud. Näib, et Laari poolt Eestisse põlistatud Vene okupandid ja nende järglased on kiiresti saamas Eesti kodanikeks. Kui nende arv ületab 50%, siis saab võimule meie kõige kohanemisvõimelisem käkikeeraja Savisaar ja muidugi tema rahvuskaaslased. Mõned niinimetatud endised käkikeerajad püsivad muidugi ka siis võimul, aga paljudel oleks kahtlemata kasulik oma head elujärgi väljaspool Eestist jätkata. Ja rohkem uudiseid vabamüürlased seekord ei luba teile edastada.